Tere tulemast vaatama selle aasta viimast QTV saadet. Mina olen Margarete. Ja mina Jesper. Päkapikku ja tungival nõumisel viskame pilgu peale jõulukuu sündmustele. Detsembrikuu esimesel päeval oli meie koolis HIV-viirust tutvustav päev. Medõde Juta Kaur andis sellest viirusest põgusa ülevaate. HIV on viirus, mis suurendab inimese vastuvõtlikkust teistele nakkushaigustele. Eesti on leviku poolest suurim riik maailmas. Sellel aastal, 2014. aastal, on haigusjuhte 272. HIV-viirus ei ole välja ravitav ja tema vastu ei ole ka vaktsiini. Teda saab ainult raviga hoida tasakaalus, et ta edasi ei läheks, aga välja ravida organismist teda ei õnnestu. Mis on sümptomid? Esimeseks sümptomiks on nagu nakkushaigus, palavik, köha, nohu, mis kestavad rohkem kui 2 nädalat. Mis on keskmine vanus HIV-sse nakatanutel? Praegu on keskmine vanus umbes 17 kuni 40-42. Aastatega on tulnud vanuseid juurde, mitte ei ole väga noored, vaid on keskealistesse läinud see vanus, mida varem ei olnud. 2. detsembril külastasid meie kooli Juhan Parts ning Peeter Laurson. Mis seal toimus, sellest kohe järgmises videolõigus. 2. detsembril külastasid kooli Juhan Parts ja Peeter Laurson. Endine peaminister rääkis Eesti majanduse tulevikust ja sellega kaasnevatest ohtudest ning samuti noorte tulevikuvõimalustest, konkurentsivõimelisusest ja energiajulgeolekust. Kuulge, öelge, milline teist nendest viimasest 4, ma püüan lühidalt öelda midagi viie. Eesti-Vene, no niimoodi. Iga riigi majanduse jaoks on oluline, kes ta naabri. Ikka kaubeldakse naabri. Siis me oleme väga õnnistatud piirkonnas, mõelge selle peale. Me oleme väga õnnistatud piirkonnas selles mõttes, et me elame maailma kõige konkurentsivõimelisemas majanduste piirkonnas. Kes on maailma kõige konkurentsivõimelises majandus? Rootsi, Soome, Saksamaa, Taani. Ja kujutage ette, me oleme selles piirkonnas. See on suurepärased naabrid. Me peame oskama nendega suhteid looma, haridussuhteid, ärisuhteid, innovatsiooni, teadussuhteid. Siis nii ikka saame rikka. See on see väga tähtsam. Ja siis on meil teine naaber, kus on suur turg, palju loodusressursse. Kujutage ette, kui ta oleks demokraatia, samadel põhimõttel liik, milline võimalus on selles väikse, väga targal rahva ajada nendega majandussuht. Me saaksime palju rikkadust. Aga paratamatult on see ressurss meil ära lõigatud järgnevad 10 aastaks vähem. Tervist! Tere! Meil on siin peaministri kandidaat härra Juhan Parts. Tere! Et kui palju, alustaks sellisest küsimusest, et kui palju te seminide koolis, gümnaasiumis, põhikoolis olite, kui palju see sarnane sellisena, milline te praegusena olete? Mul oli selles mõttes võib-olla ebatüüpiline, et kui ma mõtlen oma põhikooli peale, ma käisin Tallinnas Nõmmel, siis ma olin selline eeskujulik õpilane hinnete järgi, aga käitumine oli mul mitte rahuldav. Ma ei tea, kas te praegu panete ka käitumist, et see oli selles mõttes huvitav kombinatsioon. Mõningatel aastatel oli selline käitumine, mis põhiliselt päädis tundides vahele segamisele ja selliste asjadega, mitte midagi niisugust väga hullu. Nii et, aga õppimine mul ei valmistanud suuri raskusi. Ma olin väga suur spordihuviline, tegelesin väga erinevate spordialadega, õppisin matemaatikat, füüsikat, mis tundus mulle huvitav olevat, käisime väga palju olümpiaadidel üle Eesti ja isegi natuke seal endises N-liidus, aga gümnaasiumi lõpetamise järgselt või tollel oli keskkool valik, ma tulin siia Tartusse muide, siis valik kujunes ootamatult teiseks, et ma tulin, astusin bussi peale mõttega, et ikkagi minna õppima siia matemaatikat, mis iganes seda tähendas tollel ajal Tartu Ülikooli, siis aga hakkasin õppima küll õigusteadust.
aga milline on teie igapäeva rutiin või mingid sellised olulised asjad, mis te peate nagu ära tegema, et teil nagu oleks mingi töös ja elus läheks nagu hästi? No minu igapäevane rutiin on ikkagi minu perekond, kui nii rumalalt võib ennast väljendada, et ikkagi ma arvan, et kõige tähtsam, isegi ükskõik, kes sa siis pärast oled oma avalikus elus või tööalaselt, siis ikkagi kõige tähtsam on tegelikult hoida kodukorras, aga kodukorras tähendab, et sul on tegelikult nagu lähedased ja sina tunned nendega koos nagu hästi ja kindlalt, just nimelt see kindlalt. Ja see on, ma arvan, kõige tähtsam osa tegelikult igapäevasest päevast. Ükskõik, mis tähtsat asja sa ei tee, see peab olema korras. Kui sa selle tagala, ja ma arvan, see käib ka sinu kohta, et kui sul on oma kodus, oma vanematega, sul on õed-vennad, suhtud korras, siis tegelikult see on nähtamatu tagala, mida sa tajud ükskõik millises olukorras, kuhu sa võid elus sattuda. See on väga oluline. 17. detsembril toimus Tartu Pauluse kirikus jõulujumalateenistus. Sellele järgnes Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi lipus sisseõnnistamine. Nii läks ka Joosep Galileamaa Nazaretist, üles Juudamaale. 17. detsembril toimus Pauluse kirikus Joel Luhametsa juhatamisel jõulujumalateenistus ning kontsert, kus esines meie kooli segakoor ja solistid. Jumalateenistusele eelnes pidulik Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi lipu sisseõnnistamine. Detsembril toimunud filmigala pani naerust rõkkama nii publiku kui kohal viibinud õpetajad. Ja muidugi sai jalga keerutada ka live-bändi saatel. Aga näe, tee peal ees ootab meid väike maja meie ees. See vist on koolimaja. 18. detsembril leidis aset meie kooli esimene jõulupidu. Filmigala, mille peateemaks oli kohtume minevikus või veidike hiljem. Enamik klasse oli selleks puhuks ette valmistunud Eesti kirjandusega seotud filmi või näidendilavastuse. Kapsaraua, kapsaraua. Kuule, mis ajal võtid ju kapsarauda liigutada? Veel läheks ära viia. Kui sa oled õpetaja, siis sa võiksid oogesid mõtlema. Äkki teil on nüüd mitu? Mine metsa oma jutu. Kuidas läks esinemine? Minu arust väga hästi. Kõhu sain täis. Mina ei esinudki. Super hästi, kõik plaksutasid. See oli kõva. Oli jah? Jaa, okei. Väga rahul. Oleks nüüd rohkem naerda? Kuule, vaid väga rahul oli kõik. Mis publik see oli? Kohal oli ka live-bänd, peaesineja Hendrik Taliga. Etenduse vahel esitasid ka õpetajad oma kokku pandud kava. Siin olla on hea. Väljas on külm selle. Enne vaheajale minekut tuli hääled puhtaks laulda 19. detsembril jõuluhommikul. Kätte on jõudnud pühade aeg. 19. detsembril toimunud jõuluhommikul lauldi traditsiooni kohaselt armsaks saanud jõululaule ja jagati tunnustust kõige sõbralikumatele klassikaaslastele. Soovime kaunid jõule, soovime kaunid jõule, Aeg ongi nüüd nii kaugel, et meie Kuhu TV saade tõmbab otsad kokku. Peatse kohtumiseni ja head uut aastat!